Minul oli õnn veeta kõik oma lapsepõlve suved Setumaal. Kujutate ette 80-ndad, 90-ndad Eesti põhimõtteliselt kõige kaugem nurk, kui me arvestame Tallinnast, kuskil Vene piiri üsna läheduses, paksude metsade keskel, aga see ajast oli materiaalselt ääretult vaene. Aga mina lapsepõlves tunnetasin hoopiski seda rikkust, puutumata loodust, mida ma siis selle rikkuse all mõtlen. Ja sealt lapsepõlvest mulle läks nii-öelda vereringesse jõudis see, mida tähendab päikeselises gaasikus kukeseeni otsida või siis hoopiski sügavas laanes, kus maa on märg ja see niiskus mitte kunagi ei lahkugi, otsida riisikaid. Okei, tegelikult me ei käinud metsas ainult selleks, et saaki koguda, kuigi see soome ugri kultuuri juurde natuke käib, on ju. Või siis hiiglaslikes ürgmetsades jällegi mustikaid kogumas. Ja asi käis ikka nii, et mindi kogu päevaks. Lapsi polnud kuhugi jätta, meid oli 3 tükki, kõik tulid metsa kaasa, kedagi huvita, kas sul on igav, kas sul on söögiisu. Okei, keedetud munad olid kaasas. Ja sellest ajast tunnen ma loodusega ja tegelikult eelkõige ka metsaga hästi sügavat nii-öelda koosolemist. Ehk siis see looduses olemine õpetas mulle, ja nüüd ma ütlen hästi konkreetse asja, õpetas mulle, kuidas elus leppida mõnikord paratamatusega, aga selliste asjadega, mis sulle ei meeldi. Sest looduses kõik, mis juhtub, tundub kuidagi universumiga üks. See tundub harmooniline ja justkui ei olegi ju halba ega head, et see kõik on meie subjektiivsus. Et isegi surm tundus Setumaal looduses olles pigem selline asi, mis on üleelatav. Pärast seda tuleb ka elu. Ja nüüd, kui meil on endal lapsed, siis minu missiooniks number 1 sai see, et neil oleks alati võimalus metsa minna. Me muretsesime, täpselt nagu eestlased teevad, endale maamaja, looduskaitsepiirkonda ja just sinna, kus oleksid ka puutumata metsad. Ja ma ei kujuta ette seda päeva, kui ma läheks enda maakoju ja neid metsi enam ei oleks. See poleks enam see.